Üks paigake ilman on viil, üks paigake miu jaos, kost üts kõrda lassid, ei tea, mis saas kudaka. See trepp, kus me siis praegu istume, on Lilli Mulgimeelse Vabakooli maha jäetud trepikene. See maja on nüüd juba 3. aastat, isegi 4. aastat tühi, aga päris lõpus oli ta meil siis Lilli küla loodud oma kool, kus siis meie oma Lilli lapsed käisid ja kus siis esimest korda ka lastele õpetati mulgi keelt. Ja meil on siin loodusmaja, siis lapsed meil tegelesid hästi palju nagu väliõppega ja loodusõppega juba algkoolis tänu siin õpetajale. Siis me tahtsime seda jättagi niisuguseks külakooliks, kus on siis loodusõppe ja oma keeleõppe. See mulgi keel oli meil kõnelemise, kuulamise, laulmise ja mängimise keel ja see oli nii alati lustiline ja tore, eriti palju kodus õppida ja antud lastele väga meeldis see ja ma arvan, et meil läks väga kenasti, sellepärast et lapsed oskasid ikkagi oma kodukohast kõnelda, nad oskasid laule mänge selles mulgi keeles. Ja 2 aastat siis me nagu pidasime vastu ja ma arvan, et me oleks pidanud veel 3. aastaga kindlasti ja võib-olla veel edasigi. Aga kuna tekkis selline kõhkluse moment, et kas ja kuidas ja kui inimestel tekib selline kõhkluse moment, siis on alati inimesi, kes otsustavad, et nad panid nuia ära oma lapse ja siis jäi juba lapsi siia nii vähe. Vaat siis ei olnud nagu enam mõtet seda väga pinkutada, sest pearaha tuli juba nii vähe. Pearahasüsteem oli siis ka, et pearahaga me enam ei saanud palgaraha üldse kokku, eks ole, ja me olime sunnitud lihtsalt siis nagu selle kooli kinni panema. Et ei ole midagi hullu selle mulgi keelega, et võib õppida küll.